Mul on väga hea meel paluda kõiki siia ja mul on väga hea meel, et me oleme valmis selleks eriliseks päevaks. See on meie kodumaa Eesti Vabariigi sünnipäeva eelne päev, aga meile on see ka vaheaja eelne päev. Mul on hea meel kõigile öelda, et me oleme terved, et Haanja kool on saanud ilusti koolis käia, küll aga peale seda vahetundi või peale seda vaheaega tuleb meil osadel distantsõppele minna. Aga sellest juba saate täpsemalt õpetajate kaudu infot. Et see tänane päev oli hästi kaunis, siis kõigepealt ilusat, kaunist lõunasööki. Tahaks tänada neid õpilasi, kes olid siis valmis koos õpetaja ja kokkadega ette valmistamaks seda kaunist pidulauda. Naudime, tunneme rõõmu ja oleme ise rõõmsameelsed. Head isu, ilusat päeva jätku ja kell 12 juba rahvamajas. Head isu kõigile. Avan Eesti Vabariigi 103. iseseisvuspäevale pühendatud piduliku Haanja kooli aktuse. Mul on väga hea meel, et meie aktusest võtab osa vallavanem Reinlöö ja ma paluksin teda siia väikese pöördumisega, et meenutada, kui tähtis on see päev meile kooliperele ja meile kõigile kodanikuna Eesti Vabariigis. Palun. Ja koolipere, et mõne sõna vaatan ajalukku tagasi, ma küll ise pole üldse ajaloolane, aga mõtlesin, et see päev on selline, kus me kõik võiksime natuke mõelda tagasi, mis siin Eestimaal oli kuskil 103 aastat tagasi
et peaaegu päris täpselt 103 aastat tagasi, kuskil veebruari keskpaigas, ma arvan, circa võib-olla peaaegu täpselt näiteks tänasel kuupäeval, targad mehed, kellel oli pikk selline selge pilk ees, kirjutasid valmis ühe väga ajaloolise dokumendi, mida ma arvan, te peaksite kõik ikkagi vaatamata, kui noored te olete, teadma ja lugema. Ja see on manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Teatavasti see dokument loeti esimest korda ette Endla teatri rõdu pealt ja sellest hetkest, kui siis see vastu võeti, ehk kui siis Eesti Maapäev vanematekogu selle dokumendi esitas, et sellest hetkest me loemegi ju Eesti Vabariigi sünnihetke, seda 24. veebruarit ja siis 1918. Ja mind on see manifest kõnetanud oma lõpulausega ja ma mõtlesin, et ma suisa loen ette, et ma usun, te olete seda mingil määral kindlasti ajalootunnis ka käsitlenud. Aga seal on nii kirjutatud. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurarahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda. Meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks. Minu meelest selle manifesti lõpu osas just on ikka hästi palju ära öeldud ja ma tõesti arvan, et see minevik, et see esivanemate, ma arvan, et rohkem higi kui verd, mis on selle maa eest kas siis valatud või verd suisa antud, et see väärib seda, et me seda meenutame. Ja ma olen ise mõelnud, et igas paikkonnas võib-olla esimene asi, mis me võiksime teada, on muidugi selle kõige lähema ringi pikka ajalugu. Ma usun, et kui te ise räägite veel enda vanemate kaudu, uurite, mida nende esiisad, emad siin kandis tegid, et see annab teile teadmisi. Ma korra küsin, et paljud teid on kuulnud sellisest mehest nagu Friedrich Breemann. Et kui keegi on, siis on tore ja kui keegi pole, siis uurige. Et oli siis selline mees, kes sündis Lasva vallas ja ta käis tsaari ajal Lipnikude koolis, oli sõjaväelane ja vaadake see keeruline aeg, mis siis sellel 18. aastal siin oli, mida on päris raske ette kujutada, et ühelt poolt oli siis suur maailmasõda, esimene maailmasõda lõppemas, olid Saksa väed, kes seda sõda ju ka ei võitnud ja Vene väed, kes seda sõda ka ju ei võitnud, olid suhteliselt segases olukorras, aga mõlemad ihusid hammast ka sellele väikesele maanurgale, kus meie täna elame. Ja sellel hetkel, kui valitses suur segadus, Venemaal oli veel punane pööre toimunud, sellel hetkel siis sellel samal 18. aasta sügisel, siis see ilus dokument vastu võeti, mis lõpeb siis sõnadega, et teha siis päästekomitee ja luua alus Eesti Vabariigile. Ja sellel keerulisel hetkel siis see dokument sai vastu võetud, aga nagu ma ütlesin, suured sõjaväed, suurte riikide suured sõjaväed, jõusid on rasket tammast selle väikese paiga peale. Ja siis leidus selliseid mehi, kes nägid, kui mitte nüüd, siis ilmselt mitte kunagi. Ja seesama see Friedrich Breemann siis sellel samal hetkel, see oli siis märtsikuus 19. aastal, et kui punased kütipolgud tulid siia samasse meie kanti seda maad tagasi võtma, siis ta võttis endale Võru gümnaasiumist ühe roodujagu poisse ja leidis, et see on tema kohus need punased siit välja lüüa. Ja ta liikus selle väega siia meie väga ligidasse kanti, Sännasse, Nursile ja lahing kanti siin samas siis Rõuge suure Ruuga välja peal.
kus ta 24-aastasena jättis oma elu. Nii et nii palju taolus. Ma mõtlen seda, et ma pikemalt ajaloost vast ei räägiks, aga mõtelgem selle peale, et kui oluline see ikkagi on. Et kui raskelt on see riik sündinud ja kui veel seda juurde mõelda, et maailmas on kuskil üle 5000 rahva. Need on päris palju ja vähem kui 200 on oma riik ja nende 200 hulka kuulub Eesti riik oma väga väikese elanikkonnaga. Nii et me oleme minu arvates väga õnnelikus seisus. Ja seda väikest riiki ilmestab meie väga ilus keel. Nii et meil on kõik olemas. Ja on ju täna väga hea teada, et seesama väike Eesti riik kuulub täna juba oma elatustaseme poolest maailma nende 200 riigi siis esikolmandikku igati auväärsesse kohta. Ma mõtlesin, et ütleks teile, et mis on siis võib-olla meil igaühe kohus või. Ma arvan, kohus on see, et mis me sellest riigist tahame, ikka mõtleks või mis see riik on. Ja ma arvan, et eks me ju kõik tahame, et see riik oleks ühelt poolt meie jaoks, et see riik oleks õiglane, see riik märkaks neid, kes võib-olla abi vajavad ja sel riigil oleks ka võimalused seda anda, aga veelgi olulisem, et see riigil oleks anda seda kõige põhilisemat, mida riik peab andma, see on selle riigi elu jätkuvust, need on siis need teenused, mida riik pakub, aga see tuleb ikka ainult ju kõik meie tööde tegemist arvelt, see haridus, see tervishoid, see on tegelikkuses julgeolek, see on see, et meil on olemas sõjavägi, see on see, et meil on olemas politsei, see on see, et me neid usaldame ja see kõik toimub. Nii et nii lihtne ta ongi. Ja ma arvangi, et eks meie kodanike kõige põhilisem kohus on selles, et me ise tahaksime, mõtleksime lahti, mis tähendab olla kodanik. Ma arvan, et see kodanik, see tähendabki seda, et sa mõistad seda ilmapilti vähe laiemalt, mõistad, et see sõltub sellest, kes mina olen, et ma ikka päriselt tahaks midagi ära teha. Ma tahaks ikka päris elada, mitte ainult juba seal mängude maailmas, mis täna on nii ahvatlev, nii ilus, nii põnev, aga ikkagi seesama päris elu. Ja mõtleks selle peale, et see ongi ju meie kõigi kohus, et selle seas, kus teie täna olete, on teil perekond, kes teid toetab, ja on ka kogukond, kes teid toetab, et te mõtleksite selle peale, et mis on teie igaühe panus sellesse, et ka see perekond oleks olemas, ja samad lihtsalt kodutööd, sealt hakkab see kodanikuks olemine ju pihta. Ja samuti ka see kogukond, et tundub huvi selle vastu, meil on fantastiliselt ilus puutumatu loodus, meil on piisavalt ruumi, kus elada, aga see kõik on meie enda oma ja sõltub ju kõik see, kuidas ta on, sõltub meist. Kliima soojenemine sõltub meist, see, kas me sellest koroonast võitu saame, sõltub ju tegelikult igast ühest meist. Ainult piitsaga ei tee midagi ära, ainult präänikuga ei tee ka midagi ära. Ära teeme ainult siis, kui me siin enda kõrvade vahel oleva ajuoluse paneme selle nimel tööle, et midagi ära teha. Et mõtelge selle peale, nii et kõigepealt olge ise, tahtke miskit saada, mõtelge, mis see miski on. Selle nimel tuleb näha rasket vaeva ja tööd, ligi valada. Ja selle järel küsige alati, et mitte seda, et mida mina võib-olla riigilt saan, vaid küsige ikka vastu, et mida mina vastu annan. Täna saate teie seda anda, et õpite, saate ise seisvamaks, saate ise kellekski ja siis see kõik tuleb. Nii et soovin meile kõigile, et see meie Eesti riik püsiks igavesti, et me oleksime selles riigis väga õnnelikud riigikodanikud ja teeksime ise ja pingutaksime ise selle nimel, et see võimalik oleks.
nii et edu meile kõigile, head vabariigi aastapäeva! On maantee ja maantee käänak ja käänaku kõrval küla. See ongi minu kodu ja tähed ta kohal ülal. See ongi minu kodu, muid märke ei olegi temal. Siin on mu saatus ja sugu, mu aja ja elulugu. Oh, yeah.
Läänemere ääres olnud juba üle 5000 aasta. Siit on mindud, aga siia on ikka ja jälle ka tagasi tuldud. Sest omal maal õitseb õnni, kodus kasvab kasu parem, tuleb tuttav teretama, sugulane soovimajja, paistab lahkelt päikene, paistvad taeva tähekesed. palun siia õppejuhti Liinat. Ja nüüd on aeg tänada. Tänada neid õpilasi, tänada neid koolitöötajaid, kes on olnud tublid, kes on olnud aktiivsed, kes on aidanud ja toetanud ja kes on näidanud, et kooliaasta esimene pool on läinud edukalt ja me oleme andnud oma panuse. Aga hakkame peale. Tänukiri. Tänukiri Pihlaveidule.
Lisandra Jõgeva. Eerik Hendrik Liiva-Kuva. Martti Kukk. Kuuga Rüütli. Leer Vodi. Eleonora Rõõmusoks. Tahaks tänada ka koolitöötajaid. Aive Lilloja. Anne Heier. Kerli Pere. Kersti Leit. Triinu Veedossaar. Te kõik olete olnud tublid, te kõik olete andnud oma parima. Tahaks soovida läheneva püha puhul ilusat vaheaega, ilusat päeva jätku ja kõige kaunist kõigile kodudesse. Olete olnud tublid ja olge ka edaspidi tublid. Aitäh kõigile! Aga nüüd on teil laua peal sellised väiksed, või lauatoolide peal, väiksed laulusõnad. Nüüd palume siia noorkottaid ja kodutütre, et siia väikese vingu juurde ja langenute välestussamba juurde paneme selle vingu ja küünlad. Nii et palun.
No nii, pane siis pärg. Nii, üks viimane siis siia poole.